Vabatahtlik ravikindlustus on hästi hea vahend, kuidas täiendada töötaja motivatsioonipaketti. See annab töötajale võimaluse pöörduda arsti juurde kiiremini, käia näiteks vaktsineerimas. Vabatahtlik ravikindlustus võimaldab töötajal väiksema kuluga neid just tasulisi raviteenuseid kasutada. Ja vabatahtliku ravikindlustuse olemasolu näitab eelkõige töötajale ju seda, et tööandja tema tervisest hoolib. Ta soovib, et töötaja oma tervist kontrolliks regulaarselt, igasugused haigused avastatakse võimalikult vara, et nende jälile saamine eeldabki sellist rutiinset iga-aastast tervislikku kontrolli. Eestis ongi üha enam tööandjaid, kes soovivad oma töötajatele just pakkudagi seda vabatahtlikku ravikindlustust nii-öelda motivatsioonipaketi lisana. Meil Derivko Estonias on üle 170 töötaja. Oleme viimase 5 aasta jooksul kiirelt kasvanud. Usume veendunult, et stabiilse ja usaldusliku töösuhte alustala, eriti kasvutingimustes, on hoolimine. Hiljuti otsustasime meie motivatsioonipaketti laiendada, pakkudes meie töötajatele lisahüvena Ergo ravikindlustust. Ergo teenuse kasutamine võimaldab meie töötajatel pikemaid ravijärjekordi vältidest leida oma tervisemurele leevendus kohe, kui selleks vajadus tekib, kas või koroonatesti tegemine. Usume, et pakutud lisahüve tuleb ka meile tööandjana tagasi, kuna kiirem lahendus terviseprobleemile vähendab potentsiaalselt haiguspäevade arvu ning annab meile oma tervise osas kindlamini tundvaid ja rahulolevamaid töötajaid. Kui nüüd tööandja soovib oma töötajale sõlmida vabatahtliku ravikindlustuse, siis ei pea üldse olema väga suur kulutus, mida kindlustuslepingule kulutada. Tööandja saab ise endale vastavalt oma võimalustele ja oma töötajate vajadustele kokku panna sellise kindlustuspaketi, mis just sobibki nii tööandjale kui töötajale mõlemale osapoolele. Ja kui klient näiteks oma tervisemurega pöördub meie partneri poole, ei pea ta ise raviteenusest maksma. Kui töötaja soovib kasutada mõnda teist arsti, kes parasjagu ei ole Ergo koostööpartner, siis ta võib seda vabalt teha. Tervisemure korral pöördub ta arsti poole, maksab raviarve esmalt ise ära ja esitab hüvitistaotluse. Hüvitistaotluse esitamine on hästi lihtne. Selleks ei ole mitte midagi vaja, kui ainult alla laadida endale näiteks mobiilirakendus, panna sinna kirja kõik asjaolud, millal arstil käidi, kui palju raha läks ja saata see Ergo kahjukäsitlusse. Kindlasti on võimalik kahjuhüvitise taotlust esitada ka e-maili teel või Ergo kodulehe kaudu. Tööandja kasu vabatahtlikust ravikindlustusest on eelkõige see, et kui töötajal on tervisemure, ta saab kiiresti pöörduda arsti juurde ning seega saab tagasi tulla oma igapäevatoimetuste juurde ja kindlasti olla efektiivsem ka töö juures.